Igaüks, kes on vähekenegi kodus remonti teinud, teab seda vana tõde, et vahet ei ole, mis on teie algne eelarve. See läheb nagunii lõhki ja eriti halb üllatus võib tulla siis, kui hakkate vannitoas remonti tegema. Miks see nii on? Tere. Noh, miks ta ikka enamasti tegelikult on asi natukene planeerimises kinni ja tihtilugu võib-olla siis alahinnatakse töömahtu ja ülehinnatakse võib-olla enda nii-öelda võimed ja teadmisi. Sest vannituba on nagu kõike muud kui lihtne ruum, mida ise remontima hakata. No mina praegu vaatan, see on väga lihtne näeb välja. Ongi kõik väga lihtne. Kui sa oskad, on alati lihtne. Tegelikult on 10 mehe, 10 erineva töö selline protsess, jah? No ütleme, kui lihtsustatult öelda, siis umbes nii ta jaguneb, et kui me võtame kipsitööd, ütleme, kui on vaja seinu ehitada, põrand on vaja valada, siis on niisugused üldehituslikud asjad, siis on torumehel on nagu torumehe spetsiifilised tööd, elektritöid on kindlasti vaja teostada, siis vannitoas ei saa unustada ära hüdroisolatsiooni, mis siis plaatide alla käib, see on nagu kõige olulisem asi märgruumides, kuidas see on paigaldatud, siis peab tulema plaatija, kes plaadib selle asja filigraanselt ära, maaler, kes teeb sul laed või viimistletud pinnad, kui ei ole kõik plaaditud, siis keegi võiks asjad ka paika panna, ära ühendada, nii et korrektselt töötab, nii et tegelikult läheb juba natuke kirjuks. Ehk siis tegelikult, miks siis vannitoa puhul see halb üllatus võibki tulla just enne kõik on sellepärast, et inimesi ei oska neid samme ette näha. Vaadatakse, et mis siin on, panen plaadid, segisti, kuskilt tuleb dušivesi ka ja pott on ju. Tegelikult ei nähta selle taha, nende seinte taha, siis ütleb niimoodi. Ja vaata, töö on ka selles mõttes ei koosne ainult materjalist, ehk siis kipseina ehitamine ei ole ainult see, et sa ostad karkassi, ostad kipsi, ostad kruvid, ostad villa, siis on see, et oot, aga mul on vaja mingit tange, millega need karkassid kokku pressida. Ei, suva, panen kruviga, siis jääb see kruvi pea sealt natuke välja, ei ole see sein enam sirge. Ehk siis nüansis kinni, sellepärast me olemegi selle vannitoa kui toote põhimõtteliselt tekitanudki nagu tooteks. Ehk siis see koht, kus me praegu filmime remondifirma esindaja, nagu sina oled, see on siis vannituba pluss salong. Täpselt. Ja te oletegi, kuna te olete kokku puutunud remondifirma.ee tegevuste käigus nii paljude inimeste, kes mõtlevadki, et miks te vannitoa eest nii palju raha küsite selle remondi eest. Ja siis te nüüd tegitegi sellise lahenduse, et inimene saaks tulla, vaadata, kuhu siis, mis need asjad, need read seal Excelis lõpuks on ja milline siis lõpuks asi välja näeb? Ja, et põhimõtteliselt on nagu erinevaid viise ka, et meil on nii-öelda nagu soodsama lahendusega vannituba, siis on nagu kallim lahendus, et soodsam on siis ütleme alusega, kus ei ole trapp põranda sees, ei vaja põranda kütet, on tehniliselt nagu lihtsam ehitada, tänu sellele ka soodsamaks. Ja siis on võimalus võrrelda siis, mis vahe on siis näiteks põrandatrapp, siin on juba seinasisene segist ja mida see tegelikult tähendab, kuidas ta välja näeb? Kus enamus vannituba ikkagi ebaõnnestub? Millest see tuleb? Hästi palju on kinni tegelikult sellises juhuslikkuses, ehk siis puuduvad standardid. Okei, see on teil olemas? Meil on loomulikult need olemas, me oleme ise endale ka kehtestanud, mitte ise neid endale ka kirjutades, vaid me oleme kasutanud ehituskaitsebürood, pluss töötanud läbi kasutusjuhendid, paigaldusjuhendid ja selle peale põhimõtteliselt ära standardiseerinud vannitoa ehituse kui keerulise ruumi valmistamise. Sest ütleme, see viga tuleb hästi palju sisse just inimese nagu suvast. Et see vannituba ei saa tulla nagu töömehe käe järgi või tema harjumuste järgi. Ta peab olema ehitatud selliselt, nagu see tootja on mõeldud seda toodet kasutamaks ja nii nagu ütleme, ehitusjuhis näeb ette, kuidas on korrektne asju paigaldada. Võime spetsiifilisemalt rääkida trappidest, hüdroisolatsioonist ja mingitest torudest ja nii edasi, et need asjad peavad olema tehtud õiges järjekorras, õiget moodi ja kuna me teeme aastas circa 80-90 vannituba iga aasta, siis meie oleme selle protsessi täna enda jaoks pannudki raamidesse sisuliselt paika, kasutame samu materjale, ei võta kõige alumiselt riiulilt, võtame pigem sealt premium kesktase, ehk siis see materjal peab ka olema kvaliteetne. Segu on võib-olla hea näide. Aga segu ei ole ainus, mille eest klient maksab? Absoluutselt, aga see nii-öelda kõik see teadmine ja see protsessi selline sujuv liikumine, see on see, mida meie käest tegelikult klient teenusena ostab. Ehk siis me lahendame selle asja algusest lõpuni läbi, meil ei ole vahepeal vaja otsida plaatijat, sellepärast et meil on tööd planeeritud, me teame täpselt, mis hetkel, mis segusid, mis materjale meil on objektile vaja, me ei külva seda väikest korterit üle mingisuguse materjali laoks, vaid asi käib efektiivselt, nii nagu võiks nagu käia muudes eluvaldkondades niikuinii. Kaspar, ausalt, mina usun sinu jutust, mina olen sinuga aastaid koostööd teinud, aga nüüd kui televaat vaatab meid ja mõtleb, et ja Kaspar räägib lihtsalt niisugust suusoojaks head juttu, et kõik ehitajad räägivad sellist juttu. Et ega müügimees on müügimees lõpuks alati, eks. Et oma nii-öelda sõnade kinnituseks me dokumenteerime kõik oma tööprotsessi piltidena, sest projekte tihti ette pole anda, aga foto ei valeta. Kui on pildid nendest sõlmedest, et nad on niimoodi ehitatud, nagu meie juhendid ette näevad, siis on meil võimalik seda pildiga tõendada.
dokumenteerimine on üks asi nagu hea, kui ta on tehtud, aga teine asi on see, et on vastutuse pool ja meie sellest aastast anname kõikidele oma remontidele 3 aastat vaikimisi garantiid. Ehk siis kõige lihtsam teile ühendus võtta remondifirma.ee, aga võib ka tulla siit samast Kadaka tee 133 vanituba pluss salongist läbi. Absoluutselt.